tere, olen Anna-Liisa, olen EY Eesti värbav manager auditis ning täna räägime tööintervjuudel osalemisest. Kui sa valmistud tööintervjuuks, siis uuri, kuhu sa oled oma avalduse saatnud, millega see ettevõte tegeleb, mida nad oma kandidaadilt ootavad, kuidas sina samastud siis selle töökohaga. Kui sul tulevad videointervjuud, mõtle ka sellele, mis on sinu ümber. Kas on lapsed või koduloomad, kes võiksid siin sellel hetkel kuidagi sinu tähelepanu püüda, vaata, mis on sinu tagataust, kui sa riietud, kindlasti arvesta, et see on samamoodi kui näost näkku vestlusega. Pane riidesse formaalselt, korralikult, võib-olla siis arvuti poole pealt, et sellised tehnilised viperused, proovi neid vältida, et kas su arvuti töötab, kas kaamera toimib, kas mikrofon on sees. Kui sa lähed tööintervjuule, siis kehakeelt on ka kindlasti oluline jälgida. Ära muretse, see ei ole eksam, vaid sinu võimalus anda endast ja enda teadmistest teistele ülevaade. See on mõlemapoolne võimalus õppida üksteist tundma. Sina saad teada ettevõttest ja ettevõte saab teada sinust. Jälgi, et sa oleksid vabalt, tunneksid ennast mugavalt. Kui tuled formaalsele töökohale, siis kindlasti riietu ka formaalselt. Proovi vältida dresse. Kui sul tulevad töövestlusel keerulised küsimused, millele sa võib-olla kohe vastata ei oska, siis mõtle rahulikult ja tunnista ka seda, kui sa päriselt ei tea vastust, küll aga paku omapoolne lahendus. Kui sa tuled intervjuule, siis kindlasti vaata eelnevalt ka ettevõtte enda kohta. Sinu teadmised, eelnev uuring ettevõtte kohta annab sulle kindlasti parema võimaluse. On hästi oluline, et sa küsiksid kindlasti ka küsimusi, sest see näitab sinu enda initsiatiivi, sinu tahet ja aktiivsust. Tunne huvi ettevõttega seotud artiklite kohta, kas on midagi huvitavat välja toodud, midagi, mida sa märkasid, näita, et sa oled seda juba lugenud ja selle kohta kuulnud. Näiteks võiksid ka küsida, kuidas edasine protsess hakkab välja nägema, kui sa tuleksid tööle näiteks, kas ja kuidas sinu esimene sisseelamine hakkab välja kujunema, näita, et sa tahad teada rohkem. Kuna tavaliselt kaetakse hästi palju informatsiooni kogu selle näiteks tunni jooksul, siis kirjuta veel omalt poolt küsimused, mis jäid sulle arusaamatuks või mis on sinu jaoks väga olulised, kuid jäid katmata. Selleks saad sa siis ühendust võtta vastavate kontaktidega, kellega sa protsessi käigus oled ühenduses olnud. Vahel juhtub nii, et sa ei osutu valituks. Tasub ka küsida, uuesti ühendust võtta ja küsida, mis läks seekord valesti ja selle pealt õppida. Et iga töökoht ei ole kõigile loodud, aga ei tasu selle pärast muretseda, et tuleb uus pakkumine kindlasti. Iga intervjuu on kogemus, selle käigus õpitakse isegi palju. Mõtle veel juurde, mida küsida, mida rohkem omalt poolt uurida, näita initsiatiivi ja ole aktiivne.